Enn Kippel, kui raudpea tuli. Romaan Põhjasõjast. Proloog. 7 inimpõlve tagasi, millal issanda aastaid oli täitunud 1697, kutsus Jumal Rootsi õiglase kuninga Karl 11. oma rahuriiki. Ja siis hakkas üsna noorukese kuningana maad valitsema tema poeg Karl 12. Olgugi, et ta isa trooniase oli veel soe ja kuningakojas kestis kurvastus ning lein, hakkas noor kuningas oma vanaema Hedvig Eleonore suureks südamevaluks otsima lõbu pööraseist vallatusist. Ta jooksis ja ratsutas mööda ääretuid Kungsööri metsi, kaasas ainult jäägrid ja lõrisevad jahikoerad. Peretas seal koopast uniseid karusid, püüdis neid paelte ning võrkudega kinni ja tõi oma lossi. Ja hoolimata isegi sellest, et mustade leinalooridega kaetud kuningakoja seinad manitsesid pidama tõsist rahu ning vaikust, laskis ta oma poisikeslikus üleannetuse tuhinas meeletult möirgavad kiskjad lossitubadesse lahti. Jootis seal neid metsalisi marjaviinaga purju ning sundis koguni oma jumalakartlikke õdesid säärast jõledat vallatust hirmuga pealt vaatama. See poisestega purustada kuningakojas lühtreid, toole, läbi torkida sinist troonitaevast ehk baldahiini ja joostes seal paukuva püstoliga ringi lasta valgest marmorist raiutud kujudesse. Sattunud aga mõõga vehklemises hooplevasse tuiu, laskis ta troonisaali tuua noori mullikaid, kel sealsamas hakkas raiuma päid, mida seejärel pilluti läbi akende õue. Mõõga harjutuseks lossitubadesse toodud määgivaid oinaid armastas ta aga ainsa vingahtava hoobiga raiuda koguni keskelt pooleks. Kõigil neil puhkudel pidi elatanud kuningaemand Hedvig Eleonore käsi ristitades alati südamepõhjast ohkama, et mis küll peaks säärasest kuningast tema suuremaks sirgudes ükskord saama. Samal ajal, millal Rootsi nooruke kuningas oma kodus nõnda rumalasti vallatles, tabas ta suurt ning vägevat riiki kõige enamaga selle kauget Sample complete. Ready to continue?